Proua Tiina on ametis Viljandi haigla Jämejala osakonnas hooldusõena. Selle töö kõrvalt jõuab ta hoida korras nii kodu kui aia ja tegeleda ka lastelastega. Kuid 3 aastat tagasi kukkus tema maailm äkki kokku. Enne 60. sünnipäeva sai ta korralise uuringu käigus ehmatava diagnoosi. Ma olin lausa sõnatu. Ma tulin arstikabinetist, tulin välja. Ta ütles mulle, et mul on agressiivse iseloomuga kasvaja, aga õnneks on ta väike. Kuidagi nagu kõik jäi nagu minus seisma, sellepärast, et ma mõtlesin, et issand, et kas see nüüd ongi kõik. Et kas see, ja muidugi see, et miks see minuga juhtus, miks minuga. Ja siis oli veel see aeg, et mul tütar ootas oma teist last. Esimene mõte oli kohe see, kas ma näen ta ära. Teine mõte oli see, kaua mul on antud aega, sest ka minu isa suri vähki ja temal läks selleks ainult 6 kuud aega. Ja paratamatult siis hakkad niimoodi mõtlema, et äkki mul on kiire kuskile, mida ma peaksin veel tegema, kas ma peaksin sellest rääkima, kas ma jätan selle endale. Neid küsimusi oli sealt arstikabinetist välja tulles nii palju, et isegi õde tuli minuga kaasa, sest ta nägi, et minuga ei olnud nagu kõik korras. Ja ma istusin siis sinna ukse taha tooli peale ja siis see õde ütles, et tead, et nüüd tee niimoodi, et ela 1 päev korraga ja mõtle kõik hästi järgi. Sest see haigus ei ole selline, et sa pead hakkama nüüd nagu otsi kokku tõmbama. Ja niimoodi ma siis sinna autosse läksin, ma olin sõbrannaga, ma läksin sõbranna juurde, tema ootas mind autos. Ja ütlesin, et näed, et nüüd ongi selline asi, et mul on vähk. Seda sõna välja öelda vist oli ka raske. Väga raske. Ma ei taha seda kasutada. Mina võtsin selle kohe sõna, ma ütlesin enda selle asja kohta, ütlesin pahalane, minu pahalane. Ja niimoodi me siis sõitsime Viljandi poole ja muidugi sõbranna oli selline hästi toetav ja ütles, et ei ole midagi, Tiina, et ei saa kõike. Ma ütlesin, et jah, ma tean, ma olen meditsiini inimene, ma olen ju ka näinud neid asju, aga ikkagi kogu aeg see küsimus, et aga miks mina? Rinnavähk nagu iga teinegi vähihaigus on väga salakaval, ta ei anna endast väga vara märku ja meediast on läbi käinud, et on hästi palju olnud neid halbu diagnoose, et kas olukord on hullemaks läinud või kui palju? Ma arvan, et avastamise protsent on nüüd suurem, kuna meie oma väikese mammograafiabussiga jõuame väikestesse kohtadesse. Me oleme valinud maakonnakeskustest väikesed kohad välja, seal näiteks Järvakandi, Märjamaa, varem, kus mammograafiabuss käinud ei ole ja sealt on rinnavähki tulnud. Aga millises eas need inimesed on, kes nüüd praegugi siia ja nendel käikudel teie kabinetti on jõudnud? Sõeluuringule kutsutakse naisi vanuses 50–69 eluaastat. Aga kas on mingisugused arvud, mingid numbrid ka, et kuidas see viimati, mida te olete uurinud olnud on, et teaks tõsiselt võtta? Jah, eelmisel aastal me alustasime märtsist mammograafiabussiga Viljandi haiglas tööd ja 9 kuu jooksul oli siis 14 rinnavähki. Avastasime käesoleval aastal 8 kuu jooksul 27 rinnavähki. Ma näitaksin teile 3 uuringut, et vähegi aimu saada, milline näeb välja siis üks mammograafiline uuring. Siin on 50-aastane naisterahvas, kellel ongi esmased mammogrammid ja kõik on korras. Naine on rahulik ja elab rõõmsalt edasi. Sellel uuringul on nüüd näha siin väikest algavat rinnavähki. Ma nüüd natukene krutin seda pilti, siis kui te seda siin näete, siis on see väike varajane rinnavähk, mis ei anna katsudes ennast mitte kuidagi moodi tunda.
naine tuli lihtsalt rutiinsele kontrollile, sõeluuringule, käinud 2-aastase intervalliga. See, et ta käib iga kord, ei tähenda, et seda rinnavähki sinna ei teki, aga selle vähi me saime nüüd varakult kätte. Naine on opereeritud, saanud oma ravi ja elab rõõmsalt edasi. Tema intervall siis praegusel oleks mammograafias käia iga aasta ja see on siis 5 aasta jooksul. Jõudis meile uuringule proua 54 sünniaasta. Elus mammograafia uuringul käinud ei ole. Kuna buss läks väikesesse kohta ja varem seal kunagi mammograafia bussi käinud ei ole, ehk siis temal oleks olnud vaja minna uuringule suurde linna ja buss oli nüüd kodukohas, tuli meile uuringule ja pildi pealt siis näeme, et proual on rinnas 2 vähki. Tema hakkab nüüd ravi saama ja siis ka tuleb operatsioon. Nüüd, kui see rinnapilt on tehtud, siis teie olete selle pildi teinud, te olete selle salvestanud oma arvutisse, siis kuhu see nüüd läheb? Kõik digitaalsed tervishoiupildid saadetakse tervishoiupildipanka. Radioloog oma töölaualt võtab need pildid lahti, alati ta võrdleb eelmise uuringuga. Radioloog kirjutab selle kohase vastuse, mis tema seal pildi peal näeb. Kui on normleid, siis naist ei kutsuta tagasi lisauuringutele. Kui arstil jääb mingi kahtlus, siis me kutsume alati naise tagasi lisauuringuteks. Ehk siis see päästev sõna on normleid. Jah. Ja siis võtab kui mitu päeva või nädalat aega see vastuse saamine? Sõeluuringute juhise järgi peaks see vastuse saamine olema 2 nädala jooksul. Tihtipeale jõuame ka varem. Tere! Tere! Olete mammograafiasse? Jaa. Palun teie dokumenti. See oli doktori ettepanek, et teha operatsioon või ja tohter ütles, et tuleb teha lõikus, see tuleb sealt välja saada, see kolle tuleb välja sealt saada. Tema tegi ettepaneku nagu mingi osa rinnast ära võtta. Aga mina ütlesin, et ei, et võtame siis juba terve, et hirm oli ikka nii suur, et äkki tuleb tagasi või mida iganes, et iga on ka selline, et ei ole mõtet, ikka mõtled, et äkki saan niimoodi lahti. Aga seda hirmu ei olnud, et aga mis nüüd, et ma olen ju naine ja mul ei olegi seda rinda, et see hirm selle, ütleme, kiire lõpu ees oli suurem ilmselt. Neid küsimusi oli jah palju, aga põhiline oli ikkagi see, et ma saaksin ta endast välja. Vaat see just see, et ma selle pahalase, et lasta, selline tunne, et kui ta lõikab ma selle küljest ära, et siis ma olen võib-olla seal, et siis on nagu kõik okei. Pere ja sõprade abiga ületas Tiina kõik raskused. Täna on kõik hästi ja Tiinal on nüüd isegi üks uus hobi. Kohvilaud külalistele on kaetud nostalgiliste nõudega. Tõesti, need kaunid internetist leidnud tassid ja taldrikud on Tiina uus kirg. Allaandja igatahes see vapper naine pole. Tegelikult on niimoodi, et igasuguse haigusega, mis sul on, pead sa tegelikult ju sõbraks saama. Sa pead harjuma, et sul on liigesed valusad, sa pead kõikides asjadega nagu arvestama. Ja mina arvan ka, et sa pead endast tegema rahu, sa pead sellega leppima. See on saatus. Mina arvan, et see on saatus. Et igasugune depressioon ja muretsemine, see tegelikult ainult on nagu soodustab seda. Ei ole nalja ja nääruga edasi. Kõige raskem Tiina jaoks oli muidugi teadmatus. Seepärast on ta otsustanud läbi elatu panna kirja ja seda Instagramis ka teiste naistega jagada. Aga see taastumine kaua see on võtnud aega, et ütleme niimoodi tõesti see naeratus tuleb näole ja tegelikult hakkasin mina hakkasin nagu kohe nagu selle üle nagu natukene niimoodi nagu sükest huumoriga nagu vaatama. Ütlesin, et näed, et mul sõber täna veel kaasas, aga näed, et nüüd ma lähen varsti lõikusele, siis teda mul ei ole. Aga see taastus oli niimoodi, et tegelikult ma võtsin aja maha ja ma võtsin sinise lähe. Nii, vaatame, kas need kalad on meil olemas siin veel või ei ole. Peab aeg-ajalt käima, eks ole, mingi teatud aja tagant peab käima kontrollimas, et ega ta tagasi ometi pole tulnud. See tagasituleku see hirm on ju nagu kogu aeg. Aga jah, iga poole aasta tagant mul on niimoodi, et ma käin enne jaanipäeva ja enne jõule. Nii et juuni algus ja detsembri algus. Ja viimane kord läks isegi niimoodi, et ei tehtud mul vereproovi, sest mul kaebusi nagu eriti ei olnud ja tohter ütles, et ei, et kohtume poole aasta pärast detsembris ja nii oligi. Teeme augud ette siia. On suht sügavale panna.
et vaatame siia. Et kui lapselapsed kinkisid, siis tuleb maha panna. Ja nüüd, vaata Leeni, nüüd vaata, mamma õpetab sind. Alati tuleb see tipp üles poole jätta, kui sa sibula mulda paned. Nii, siia ka üks tipp. Nii, loodame, et kevadel näeme punaseid tuti, mis te mulle kinkisite. Nii, vaatame roosid ka üle või? Öelge mulle, doktor, miks peaks tulema kontrollima? Jah, kui nüüd naine esimest korda saab näiteks sõeluuringu kutse ja ta suurt midagi ei tea rinnavähist, siis loomulikult tekib küsimus, et miks ma peaksin seal uuringus osalema, sest mul ei ole ju midagi viga, mul ei ole mingeid rinnakaebusi. Aga rinnavähk, nagu ka paljud teised pahaloomulised kasvajad, on väga salakaval haigus. Ja just selles mõttes, et ta oma varases argusjärgus ei annagi mingeid kaebusi ja ei ole katsudes tunda. Ja siis, kui kaebused tekivad, on haigus juba kaugemale arenenud. Aga tänu sellele mammabussile, tänu nendele keskustele ka mujal Eestis, kes teevad sõeluuringuid, me suudame avastada neid vähikahtlasi muutusi mitu aastat varem, kui tekivad rinnakaebused. Ja siis on rinnavähk täna ka väga hästi ravitav. Sõeluuringud on kuidagi nagu aastaarvude jagu jaotatud ja mina pean ütlema, et mina olen nüüd nendest numbritest välja kukkunud, et kuidas nende eakate inimestega saab siis? Tõesti, sõeluuringule kutsutakse täna naisi vanuses 50–70. Need nüüd, kes enam ei saa kutset, aga on varem sõeluuringul käinud, nendel on eriti lihtne, sest nendel on juba harjumuspärane tsükkel iga 2 aasta jooksul seda sõeluuringut teha. Ja hiljem nad saavad tulla uuringule perearsti saatekirjaga või naistearsti saatekirjaga. Hästi, pildid tulid ilusti välja, teie võite riidesse panna. Aga kuidas on lood nüüd selle rinnavähi sõeluuringute juures ravikindlustusega? Ja tõesti, varasematel aastatel, kuna selle uuringu eest maksab haigekassa, kutsuti sõeluuringule ainult ravikindlustatud naisi. Nüüd on õnneks ka see muutunud. Alates eelmisest aastast saavad sõeluuringul osaleda ka kõik ravikindlustamata naised tasuta, kes kuuluvad sellesse sõeluuringu sihtgruppi. Oluline on muidugi rõhutada ka seda, et sõeluuringud on kõigile osalejatele tasuta. Aga sageli vanemad inimesed ütlevad, et no mis mina sinna enam lähen, ma olen juba ilmas elanud küll ja mulle see külge ei hakka. Vastupidi, tähendab, rinnavähi esinemissagedus ja haigestumus tõuseb just vanemas eas. Algab see tõus kuskil 45. eluaastast, saavutab oma maksimumi 50+ ja siis ta jääb kõrgeks, ta ei lange. Nii et 70, 80, 90, 100 rinnavähi tõenäosus on ikkagi küllaltki kõrge, kuigi selles vanuses sageli need haigused ei ole nii agressiivsed. Ja kui niimoodi regulaarselt uuringul käia, me saame nad õigeaegselt avastada. Nii et perearsti käest saatekiri ja esimesse lähemasse punkti või kohta või bussi tuleb siis minna ennast kontrollima? Iga tahes ja minu arust on praegu väga hea hüüdlause ka haigekassale, et iga naine on ise oma rinnahoidja. Tegelikult see on meie võimalus. See on, ütleme, 50. eluaastates me ju käime, meid kutsutakse regulaarselt iga 2 aasta tagant. Aga see on meie võimalus. Ma ei saa aru nendest naistest, kes ei kasuta seda võimalust. Sest ma alles hiljuti lugesin, et kui vähemalt 70% naistest tuleks uuringule, siis naiste tervis oleks palju parem. Ja tegelikult on rinnavähk ravitav. Me istume siin sügisesel päikesepaistelisel päeval teie Viljandi lähedal kodus, et mis see on, mis tegelikult toob naeratuse näole, mis päikesepäeva toob, ka siis, kui päikest üleval ei ole? Kõik minu ümber olevad inimesed, eks ju, juba see, et ma hommikul ärkan, juba see on hea, kohe vaatad välja, ohoo, kas täna on päike paistab või ei paista, no kui ei paista, saame hakkama. See, et ma käin tööl, et mul on töökoht olemas, et mul on toredad kolleegid ümberringi, mul on veel ka ema, 84 aastat vana, toimetab täielikult iseseisvalt üksinda, käin teda vaatamas, helistan, aga ta elab üksinda omaette. Ja kõik see, mis meie ümber on, lapsed, lapselapsed, kõik koer, kes jookseb õues ringi, mida iganes, ühesõnaga see talukoht, mis meil siin on, jälle mõtled, et tahaks seda teha, tahaks teist teha, et äkki teeks ühe lillepeenra juurde. See ongi see positiivsus tegelikult. Ja sõpru on ka palju, tuttavaid on palju. Et
elu on elamist väärt